Kui mõtleme kuule, siis tavaliselt kujutame seda ette vaikse, külma ja elutu kivina, mis ripub pimeduses. Nagu meie kuu, arvame, et see on vaikne, õhuta, ilmastikuta ja helitu. Aga kosmoses on üks kuu, mis on sellele vastand. See on tule ja raevu maailm. See on Io, vulkaaniliselt kõige aktiivsem kuu kogu päikesesüsteemis. Siia jõudmiseks peame läbima peaaegu 500 miljonit miili maalt. Kui lähened Jupiteri süsteemile, tunned selle võimsat kohalolu. See ei ole lihtsalt planeet, vaid nagu hiiglaslik koletis, kelle gravitatsioon hoiab oma kuusid kinni, vangistades neid orbiidile. Kõige lähemal asuvatest peamistest kuudest paistab silma Io. Kaugelt vaadates ei arvakski, et see on kuu. Selle pind näeb välja nagu vigastatud silm, kaetud kollase väävli, surmava musta ja ähvardava veripunasega. Ühtegi kraatrit ei ole näha. Kraatreid pole mitte sellepärast, et asteroid ei tabaks seda, vaid kuna iga osa pinnast sulab pidevalt, nii et selle pinnal kaovad kõik jäljed ja kujundid minevikust. Kui sa seisaksid Io pinnal, märkaksid sa esimesena mitte ainult kuumust, vaid ka hirmutavat maastikku. Jupiter ripub üleval, hiiglaslik ja tohutu, võtab enda alla peaaegu poole nähtavast taevast. Näed suurt punast laiku, mis keerleb ja vaikselt möllab. Selle suurus on raske ette kujutada. See on meeldetuletus universumi lõputust jõust, kuid imetlemiseks pole aega. Keskkond on koheselt surmav. Io on üle ujutatud Jupiteri tugevast kiirgusest. Tavaline kosmoseülikond ei ole piisav. Inimene võib surra vaid mõne sekundiga. Sinu jalge all väriseb maa, eraldab soojust. Iga maailma nurk on elus, üks vulkaan teise järel. Tuli ja magma on aktiivsemad kui maa algusaegadel. Miks see nii on? Saladus peitub gravitatsioonis. Kui Io tiirleb Jupiteri ümber, tõmbavad ja põrutavad seda korduvalt suured kuud Euroopa ja Ganymedes. Kujuta ette paksu rauatükki, mida pidevalt väänatakse ja painutatakse. Sellest tekibki kuumus, mis sulatab Io sees kive. Iga pöörlemine on energia ja see energia jõuab pinnale. See tekitab lõputut vulkaanilist aktiivsust. See on põhjus, miks Io ei ole lihtsalt tavaline kuu. See on tuline masin kosmoses. Maailm, kus maa hingab, purskab ja pidevalt muutub. Selle intensiivsus tuletab meelde gravitatsiooni jõudu ja planeetide ning kuude pidevat liikumist päikesesüsteemis. Kuidas saab üks väike kuu kaugel päikesesüsteemi jäisel äärel oma pinna all leegitseda? Vastus on piisav. Lõputu kosmilise piinaprotsessi käigus on Io lõksus halastamatus ja surmavas gravitatsioonimängus. Ühelt poolt tõmbab seda Jupiteri tohutu gravitatsioon. Teiselt poolt tõmbavad seda pidevalt tagasi tema suured sõsarkuud, Euroopa ja Ganymedes. Iga kord, kui nende orbiidid kohtuvad, keeratakse ja painutatakse seda nagu paksu rauda. Ja see toimub pidevalt. Kivimi sees olev hõõrdumine tekitab soojust. Io puhul toimub see planeedi mastaabis. Kuu tahke kivim on kokku surutud, lämmatatud ja painutatud suurte maailmade gravitatsiooni poolt. Loodete jõud on nii tugevad, et maapind sinu jalgade all tõuseb ja langeb. Iga päev rohkem kui 300 jalga. Kogu kuu näib hingavat, paisates igal pöördel energiat. Lakkamatu hõõrdumine selle sees muudab kuu seestpoolt pehmemaks. See tekitab selle kooriku all hirmu äratava magmamere ja loomulikult peab surve kuidagi välja pääsema. Seetõttu on Io pind häiritud enam kui 400 aktiivse vulkaani poolt. Kujutage ette Lokipaterat, vulkaanilist lohku, mis on suurem kui Marylandi osariik. Aktiivne sulakivijärv, mida katab õhuke jahtuva kivikoorik. Vahel muutub koorik raskemaks ja vajub alla, vabastades tohutu uue laavalaine, mis katab kogu järve. Hämmastav hävingustseen. Kuna peaaegu puudub atmosfäär ja gravitatsioon on väga madal, muutuvad vulkaanipursked apokalüptiliseks. Sellised vulkaanid nagu Pele paiskavad väävlite ülikuuma gaasisambaid otse kosmosevaakumisse, ulatudes üle 300 miili kõrgusele. Nende hiiglaslike sambade tipus toimub kõige võimsam kosmiline jõudemonstratsioon. See on vaatepilt, mis ületab kõik, mida maa suudab ette kujutada. Kosmose äärmise külma tõttu muutub vulkaanipursetest pärinev väävliaur kohe tahketeks kristallideks. See langeb tagasi pinnale mürgise värvilise lumena ning värvib kogu Io maastiku punaseks ja kollaseks.
tundub nagu väävlija sajab taevast alla, samal ajal kui hiiglaslik planeet kõrgub üleval. Kuid Io kannatused ei lõpe sellega. Kuu näib kosmosesse veritsevat. Kui tohutud vulkaanisambad plahvatavad, läbib Jupiteri tugev magnetväli Iod nagu kosmiline vikat. See rebib kuult iga sekund üle tonni väävlit ja hapnikku. See materjal kantakse minema ja kiirendatakse. See moodustab Jupiteri ümber särava ja surmava kiirgusrõnga, mida tuntakse plasmatorusena. Teatud mõttes toidab Io aeglaselt oma hiiglaslikku peremeest. Ta põletab end ise, et tugevdada Jupiteri võimsaid magnettorme. Io on üks neist, tume ja karm meeldetuletus. Kosmos ei ole vaikne, ei ole helde ja on täis jõude, mida me ei suuda täielikult mõista. See pole lihtsalt paik, kus valitsevad vaikus ja rahu. See on ükskõiksete jõudude areen. Maailm, mis on lõksus lõputushävingu ja taassünni tsüklis. Iga Io nurgas on gravitatsiooni mõjud nagu relv. Võideldes iga kivi ja maa vastu, sunnib see maailma kummarduma, alistuma ja taas tõusma sama raevu ja jõuga. Isegi maa ise on vaenlane. Iga kooriku pöörlemine ja liikumine on meeldetuletus lugematutest jõududest, mis peituvad selle sisemuses. Sageli vaatame tähti ja otsime maailmu, kus võiks elada. Ihaldame veeokeane, elumärke ja natukenegi turvalisust keset universumit. Kuid igas maailmas, mida me jälgime, on sadu ja sadu varje, mis on peidus pimeduses. Aiõul näidatakse universumit selle kõige ohtlikumal ja lihtsamal kujul. See on koht, mis on halastamatu, keeruline ja samal ajal hämmastav. Aiõu peegeldab võrreldamatut jõudu, maailma, kus puudub kurbus või taganemine, kus iga vulkaan, iga laavavool ja iga magmapurse näitab lakkamatu energia otsest mõju. Lõppkokkuvõttes ei ole Aiõu lihtsalt üks kuu. See on universumi võrreldamatu jõu sümbol. Maailm, kus kohtuvad tuli ja jää, elu ja surm, lõputus loomise ja hävingu tsüklis. Tiireldes Jupiteri ümber näitab see meile, et kosmos ei ole vaikne, ei ole leebe ega ole alati ilus. Iga selle tiir on meeldetuletus, et planeetide ja tähtede näilise vaikuse taga peitub raev, energia ja jõud, mis suudavad muuta kogu maailma vaid hetkega. Iga vulkaanipurske, iga pöörleva magma ja iga väävlilumehelbe, mis langeb Io pinnale, tuletab meile meelde, et kosmos on aukartust äratavate, hirmutavate ja halastamatute jõudude areen. Neile, kes otsivad tähtedes rahu, on see kuu meeldetuletus. Iga valguse taga peitub varjatud pimedus. Iga elamiskõlbliku planeedi kohta on sadu õudusunenägusid, mis varitsevad kosmoses. Kui heidad Iole viimase pilgu, tunned sa kosmose viha, iga vulkaani kuumust ja jõudu ning tugevat gravitatsiooni, mis justkui hoiab iga kivi pinnal kinni. Iga pöörlemine, iga purse ja iga võimas laavalainetus näitab võrreldamatut energiat. Ja sel hetkel mõistad sa, et kosmos on suurem, karmim ja hämmastavam kui miski, mida me suudame ette kujutada. See on paik, mis on täis mõistatusi, ohtusid ja võrreldamatut ilu.